Tere hommikust! On 7. detsember 2015 ja mitu päeva juba on kõvasti tormanud. Et olen praegu Nõmme keskuses raudtee 56 korteriühistu kinnistu ääres ja on tekkinud siin selline situatsioon, kus siis vahtra veekujuline kahvelaru on järgi andnud tuule jõule. Me alles kuu ja natuke tagasi käisime siin tegemas sellel samal kinnistul hoolduslõikusi ja tegime ettepaneku selle puhul siis paigaldada tugivööd, kuna seal oli seesama kahvelaru näha ja nii irooniline kui see pole, et nüüd need tugivööd siis oma ülesannet täitsid ja praegu on kõik see kupatus ülipinges seal ja vaher on habras puit, et isegi oleks natuke külmem, siis ma arvan, et see oleks sinna alla varisenud juba. Ja praegu fikseerime siis selle liikumise kinni, kui see asi kõik nii kaua vastu peab. Tõstuk on praegu siia poole teel, et siia me ei saa ronima kindlasti minna, sellepärast et natuke veel ja käib üks plaks ja on kõik see kupatus siin all koos selle terve puuga. Et siis praegu ta on jõudsalt tantsib küljelt küljele ja siis on nüüd see õnneks sellised puud, et Tarmo paneb sinna poole selle ühe otsa ja siis teine säru on juba siin kinni ja siis on nüüd on küljelt küljele ei saa käia. Politsei on siin öö läbi valvanud ja isegi orav läheb tormist hoolimata hommikul oma tööd tegema kuskil. Aga näed, juba fikseeritud, juba parem. Ja siis me võtame siit massi maha ja võtame ülejäänud puu ka nähtavasti täna alla. Et siis vaatame, kuidas saab. Igal juhul selline olukord ja laske kindlasti oma puud üle kontrollida ja vaadata, sellepärast et korteriühistu peremees ütles, et siin all oli kõik autosid täis pargitud, et me suutsime täna siin autoomanikul ja eelkõige võib-olla kindlustustes siis päris palju raha kokku hoida. Ja eile oli ka pühapäeval siis mul päris palju sõitmist, et neid tormikahjusid hinnata siin ja vaadata neid olukordi, kelle juurde kõige parem appi peab minema, et plaanilised tööd on praegu teisejärguliseks sattunud, siis et teeme need ohuolukorrad kõigepealt ja siis läheme oma normaalse kavaga edasi. Aga jätkame võitlust.